Peale teist finaalmängu murtud mees hetkeks Kalmer Musting, aga nagu on ikkagi rõõmus teine poolaeg kodumängus Kehra vastu oli täielik katastroof, 6 väravat ühe poolaega, seda on ikka Serviti jaoks väga vähe. Jah, et ega võiduvõimalusi sellise mänguga ei olnud ja kuigi me rääkisime nüüd ütleme poolaja vahel, et meil on terve läbi hooaja olnud teise poolajal startimisega probleeme ja täna rääkisime sellest ka põhjalikult ja põhimõtteliselt iga mäng räägime, leppisime ka konkreetselt meie rünnakuga algas, konkreetsed liikumised, konkreetsed asjad paika, kahjuks olid esimesed 2 rünnakut juba niiviisi, et mehed kiirustasid, ei pidanud mänguplaanist kinni. Edasi järgnes ka meil esimesel 10 minutil 2 eemaldamist, mis lõi nagu terve mängu rütmi segamini, mängijad ei leidnud ennast ja sinna see mäng läks, kuigi vahepeal veel isegi võib öelda, et meil tekkisid õhkõrnad lootused kaitse pealt ja väravahi tegevuse pealt, aga rünnak oli nii nadi, et sellisega ei ole võimalik mängu võita. Tihti juhtub nõnda, et ei realiseerita häid olukordi ära, aga teil ei tekkinudki sisuliselt olukordi. Kuidas neid kolmandaks mänguks tekkima saaks jällegi? No ma arvan, et peab natuke asjad üle vaatama ja ega need asjad kuhugi kadunud ei ole. Lihtsalt see asjaolude kokkusattumus, et mõned mehed ei pidanud mänguplaanist kinni, kõigepealt tuleb mänguplaan ikkagi natuke suruda, et loomulikult on individuaalsus ja selline, ütleme, improvisatsioon nagu teretulnud, aga neid ei tohi nagu kiirustades teha. Et ma arvan, me suudame uuesti oma mängu ilusti paika saada ja lähme ütleme, kolmandat mängu võõrsil jälle võitma. Kas mingi tegur oli ka eelmise kevade finaalsarja sangari Uku Tanel Laastu ootamatu liitumine Kehraga? No meie jaoks ta nii ootamatu ei olnud, et eks meil siin ikkagi väiksed luureandmed ütlesid, et ta tuleb mängima, aga selles suhtes küll, et kui nüüd keegi oleks nädalaga tagasi küsinud, et kas ta nagu liitub, siis loomulikult me ei teadnud sellest, aga täna tema osa nüüd nii suur ei olnud, ütleme, kaitses ta kindlasti oma võistkonda aitas ja aitas ka rünnakutel vajalike mänguminutite puhkuse andmiseks nendele, ütleme, läbi hooaja põhimängijatele, et aga ilmselt võib arvata, et iga mänguga eks ta rohkem sellesse võistkonda sulandub ja kindlasti tema panus võib suureneda. No kindlasti on hea märk see, et peatreener on otsaesine märg, see tähendab, et mõttetöö käib ja juba plaanid uueks kohtumiseks peas tekivad. No täna nad küll kindlasti ei teki, aga eks homme peab juba hakkama sellele mõtlema ja pühapäevaks peavad olema need mõtted kõik kokku pandud, sest esmaspäeval on uus mäng Kehra sees. Mis siis muud kui edu selleks? Aitäh! Soovime Kehra võistkonnale ja Jüri Leppale õnne, nii nagu prognoosid olid, et esimese finaal nädala lõpuks on seis 1-1, nii on ka kodus saite kaotus, aga seda magusama võidu Põlvas ja päris suure skoorilise. Teine poolaeg Põlva jaoks oli katastroof, millega te nad alistuma sundisite? No eks kui vaadata, et vastased said teisel poolajal 6 väravat, siis see ütleb kõik, et mäng ei võideta, kui poolajal 6 väravat, aga ega mängu oli küll ja pinget ja võib-olla siin oli ka olukord, kus oleks võinud ta minna ühele poole või teisele poole. Saime siin mõne värava ja et ega võrdsete võistkondade juures ja eks raske on, kui kogu aeg oled nagu taga, et siis ilmselt kipub see lagunemine suurem olema kui tavaliselt, aga kõik on ees veel. Ma loodan, et tuleb veel paremaid ja vihasemaid mänge. Saite täiendust ka. Uku Tanel Laastu esimest korda sel hooajal oma ridasid täiendama, ta sai ka päris piisavalt mänguaega. Kui suur mängupagas tal üldse sellest hooajast on, et peatreenerit Rina julgesite teda nõnda usaldada? No eks Uku on tugev mängija ja füüsiliselt väga hea ja nagu sellest tänasest mängust oli näha, et ta enamused aja mängis kaitses ja tegi oma tööd väga korralikult, et kui tavaliselt klubid saavad väga hästi nagu kokku mängida, siis Uku on niisugune tark mängija, kes tuli nagu koondise mängija, tuli kaugelt ja aitas, et kindlasti see oli psühholoogiliselt väga suur tugi ja loomulikult ka kaitses. No selle pealt on nüüd väga mõnus minna esmaspäeval kolmandat mängu mängima kodusaalis, et loodate, et tuleb sama hästi välja? No eks tuleb üritada, et 2 võrdset võistkonda mängivad ja
peame nüüd ikka veel juurde panema, et me mängisime täna natuke paremini kui esimeses mängus. Loodame, et järgmine mäng suudame veel paremini mängida. Ega muud kui edu. Aitäh! Tere kaunist esmaspäeva õhtut siit Kehra spordihoonest, kus Eesti meistrivõistluste tulisemas finaalseerias 3. mängus on vastamisi minemas Eesti käsipalli 2 suurt põlisrivaali, väljaku peremehed AC Kehra Horizon Pulp and Paperist ja nende vastas punastes särkides Põlva Serviti. Mängu kommenteerivad Mihkel Jürisson ja Risto Lepp. Nagu näete siin tantsutüdrukud juba soojendavad publikut ja kohe-kohe on 3. finaalmäng algamas. Seis on teatavasti 1-1 ja karta on, et siin selle seeria näol on tegemist viimaste aastate tasavägisemaga. Mihkel, mis sa arvad? No juba on, et nii nagu me esimeses mängus siin kuni mängu lõpuni siin ei julgenud panuseid panna embale kumbale poole ja ei olnud ka pakkumist selles osas, et see seeria võiks kiiresti ühele või teisele nii-öelda ära kukkuda, siis 2 esimest mängu täpselt seda on ka näidanud. Mõlemad võistkonnad on võitnud võõral väljakul ja ehkki Kehra võitis Põlva kodusaalis natukene suurema vahega, oli see selliste närviliste lõpuminutid ütleme siis avantüürides saadud edu, et mäng oli tegelikult peaaegu lõpuni võrdne. Mäng on käima läinud tänase mängu kohtunikena, siis tegutsemas Urmo Sitsi ja Toomas Einla Põlva palliga, ründamas Ternovi, punapalliga. Ja punavastast seal väga kõrgele tõusis üles Uku Tanel Laast. Ja Muuga visal läks väravast mööda, Nikola Naum paneb palli rahulikult mängu Kehra positsiooni üles võtmas. Kehralaste koostöös palliga Jürgen Õmmas, Markus mängujuht Dmitri Jankovski joonega võttis Pilvaati Kazakstasemi Jevgeni Kulinenko ja paremas ääres Kaspar Lees. Kaspar Lees lõikamas alla Jankovski palliga ja pääseb äärelt läbi. 7 meetrit vilistatud, kaitse jooksis risti seal, Muuga läks ääremehega kaasa, nii nagu selle kombinatsiooni plaan oligi, kaugelt läks kaasa, äärde väga suur
ala Jankovskile, Jankovski nii-öelda vale käe poole putkas sinna äärele ilusti ära. Siin seeria 3. mänguga tegu ja igas kohtumises on olnud siis erinev kohtunike paar. Jah. Ja Marko Slatinovski realiseeris esimese 7 meetri viske ja Kehra asunud kodupubliku ees 1-0 juhtima. Näha on ka seda, et täna on Põlvast veidi rohkem fänne kohale sõitnud. Põlvast on jah tulnud, tundub, et 2 bussitäit. Esimeses mängus oli siin 1 bussitäis ja teevad väga mehiselt lärmi siin. Kehra kodusaalis, puna, Rikkenit tõstetakse joonel. Hiiend parem sisemise peal. Ja Siivo Sokk vasakul äärel. Ja Põlva poole peal on jah siis võrreldes eelmise 2 mänguga Siivo Sokk on alustamas vasakult äärel. Punavise läks otsa audiks. Näeme ka, et põhikoosseisus ei ole siin rünnakul põlvalaste Turajevit, kelle koha on sisse võtnud Henri Hiiend. Ja kohe alustanud. Kui Hiiend on muidu see mees, kes annab vahetust Turajevile, siis nüüd on noor mängumees ära teeninud peatreeneri usalduse niivõrd üliolulises 3. mängus, kohe algkoosseisus sees. Põlva jätkab 6-0 kaitsega, mis on seda 2 esimest mängu enne poolt ilmestanud ka. Marko Slatinovski, Puinenko, Jankovski Rooma palliga. Kasvab esiot tagasi ja Puinenko. Pall läks väravaili Eston Varuski kätest auti, kehralased kohe seda välja viskamas. Uuesti positsioonirünnak võetakse sisse. Jankovski läheb otsima joont ja Skripak seal. Neeme hoiab ära Skripaki, saab küll kollase kaardi, aga üksinda hoidis üsna jõulise Ukraina joonemehe seal paigal. Ja Neeme ja siis Hendrik Varul kahekesi seal keskel. Mõlemad mängivad siis ainult kaitses selles kohtumises. Ma siin seda nimetatud Varulit. Ajab Slatinovski 15 meetri peale, poolele platsile peaaegu. Väga hästi noored mängumehed liiguvad ja jalgade töö on. Käsi püsti. Puinenkov ise enne on vile kõlanud. Ja vist nähtavasti Jankovski tegi seal vale katte. Hoidis kätega meest eemal. Puna Hiiend. Ternovi. 1-1 läbi. Ternovi siis vana kogenud mängumees. Aastate eest on juba Põlvas eriti värve esindanud. Vahepeal oli paar aastat eemal. Puna keskel. Kuuga äärest ja lihtne vise. Natukene liiga palju jääb ruumi. Näeme, et siis Kuku Tanel Laas, kes esmakordselt tegi sellel hooajal siis Kehra ridadest nii-öelda debüüdi, on ka tänases mängus kohe alguses kaitses Jankovski tasendamas. No võib öelda, et teise finaalmängu jokker Kalmer Musting mängujärgses kommentaaris ütles, et eks nad ikka teadsid, et see Kuku Tanel on tulemas. Ja ei saanud Skripak sisse, juba Põlva minemas kiiresse. Varul loakalt püüab ühe käega seda söötu. Ja Muuga nüüd puterdab ära selle Varuli jäetud palli. Kuldne võimalus saada rünnak. Ja selleks võimaluseks ta jäigi. Muuga ja Loak, või vabandust, Varul loakalt selja tagant ühe käega üritas seda palli võtta. Kuidas sul muljed peale teist mängu olid? Vaatasid seda ise ülekandena? Vaatasin kordusest, tuleb tunnistada. Ja no, ütleme nii, et siis tundus, et üllatavalt palju sellist kammitsetust. Või noh, keeruline öelda Põlva kohta kodusaalis. Teisel poolel 6 väravat, et oli head kaitset, aga seal oli veel asju nii-öelda. Olin ise koha peal, aga peab ütlema, et 50. minutini polnud veel midagi selge, et seal lõpus alles tehti see mäng ära. Slatinovski samal ajal, 2-1 Kehra ees.
teine värav Slatinovskilt, nüüd siis mängusituatsioonist. Teist korda juba Varuski kätest läheb pall sisse, kui eelmine kord oli õnne ja vale katte tõttu võeti see nii-öelda värav ära keeranud, siis seekord Slatinovski ei jäta juusu oleks midagi. Puinenko korjab palli. Laast juba minemas kiirrünnakusse, kas saab läbi, hea sööt Roobale. Ja Rooba, kindel realiseerimine. Rooba siis eelmise mängu üks resultatiivsem mängija, et kui ma ei eksi 6 avamusega, Puinenko arvele jäi 8. Põlva kaitse kolmekesi läheb Uku Taneli peale ja jätavad Jürgeni seal paremas ääres valveta. Täna on jah see mäng kohe väga suure lärmi ees alganud, et põlvalaste publik ka teeb siin trummidega ja kätega suurt tööd, aga samal ajal Ternovõi tuleb tagant. Vaatab, et Rikken on siin Puna paar korda proovinud. Pole väga palju abi olnud sellest. Ja 7 minuti täitumisel saab Põlva teise värava, et ei ole Põlva nüüd kolmanda mängu alguses ülearu nobedasti skoorinud. Aga mängitud 7-11, 7-15. Ja Slatinovski sai väga hästi head kohalt viiskel, aga Varusk oli oma mees omal kohal. Pall kiiresti mängu Põlva tulemas. Marko Slatinovski on väga tuliselt alustanud seda mängu, aga nüüd kaitses mängitakse nii-öelda Slatinovski äärest tulnud lõikega maha. Varuli kate. Näeme, et mängijad läksid seal omavahel sassi, Slatinovski, Puinenko. Keegi ei läinud seal pallile järele, et kõik tahtsid Varulit joone peal võtta. Ja nii ta jäi. Taas keera positsioonirünnak. Lees äärest. Pääseb Mugast mööda. Sööt jääb seal nüüd 2 mehe vahele. Puinenko. Varul rebib teda särgist. Siin on karistust oodata, kui see situatsioon lõpeb. Käsi püsti kohtunik. Käsi püsti, jah. Iient tõmbab selle palli otse. Sai Lees õnnega pooleks palli kätte, kuid kohtunik Toomas Einla näitab 7 meetri joone peale. Varul tuleb, ei tea kus kohast sinna äärele aitama. Mehed olid juba kiirrünnakusse jooksnud. Värav ei loe. Varul saab ka kollase. Kollase kaardi läbi ala. Leesile ette. Ja no Varulil oli kaugelt tulla, näeme situatsiooni. Ilusti. Heinla žestid kõik seal kohas. Varulil kand joone peal, kui sinna Leesi alla jääb. Ja sellise otsus oli, tihtipeale vilistatakse, loetakse see väravaga. No jah, kohtunik Heinla teeb siin vilistamise näitlikustamist ka natukene. 7 meetrit, Marko Slatinovski joonel. Ja Deniss Lõoke tema vastas. Ja Lõokese sekkumine on edukas, tõrjub ära. Seis jääb viigile. Rusikas püsti. Tagasihoidlik Põlva poiss näitab emotsiooni välja. No see on ka suurt poolt maksimum, mis sealt Denissi käest nüüd tuleb. Võin ennustada. Aga väga edukas sekkumine, läks ilusti käe poole. Ja samamoodi, teisel pool väljaku otsas 7 meetrit. Skripak oli joone ala sees. Keehra mehed ei taha seda uskuda. Kõik laiutavad käsi, aga kohtunik on otsas neid. On Skripaki ja Rikkeni näol tegemist korraliku võitluspaariga. Alustab Skripak alast. Ilmselt seda nii-öelda kehakontakti. Muidu oli minek väljapoole. Ja Ardo Puna läheb nüüd Mikola Naumi vastu. Pitas kavalalt panna, aga jäi alla. Mikola Naumil ka tõrje kirjas. 7 meetri joonelt siis. Tõrjeid ju teisigi. No väga tuline mäng, et kui siin seda panustamise juttu jätkata, siis endiselt ei võta veel Tengelpunga taskust välja ei tänase mängu ega seeria koha peal. Ees palliga, Puinenko, Slatinovski. Jankovski lisa läheb. Selle meie käsi on ikka kuum. Sai Eston sinna näpud vahele, aga läks Metrov ise ilusti.
näpu otsast posti kõrvale. Kehra taas peale ühega. Turajev, vabandust, Ternovõi purjetab sealt läbi, väikse nõksu näitab paremale käega Petet. Jääb pisike pragu sealt, kus kogukas mees ennast läbi pressib hea hooga. Meister Ternovõi ja nagu siin korduvalt oleme eelmistes ülekannetes öelnud, siis play-offis mängib kogemus. Küllaltki sellise leebe oleku ja tagasihoidliku olemisega Ternovõi puhul on seda kogemust päris kõvasti. Kogemust ka Eesti finaalidest. Puinenko 1-1 läbi. Puinenko on hea sooritus. Tuleb veel ka kollane kaart. Viiendile, kes seal nii-öelda juba Neemest mööda pääsenud Puinenkot veel tagant krabama läks ja täiesti asjakohaselt karistada sai selle eest. Ja ikka Kehra peale ühega. Kuna Iiend, Uku-Tanel Laas tema vastas. Eelmise mängu jokker. Iiendi vise alt. Puinenko saab kollase kaardi. See oli siin joone peal, joonemängija takistamise eest. Ternovi uuesti viskele ja plokis põrkab pall, aga Nikola Naum sai käed vahele. Keeralased tegid juba siin vahetuse, Marko Slatinovski asemel tuli väljakule Kaupo Liiva, kes siis on aastaid olnud ääremängija, aga nüüd aitab Kehrat tagamängija positsiooni. Paremas ääres peale Jürgen Rooba veel ka Jorma Käsper Kehra koosseis ja samal ajal pall jõudis Leesini. Millise söödu pani Puinenko praegu, hüpitas, selja tagant hüpitas selle palli. See oli tõesti meisterlik. Korvpallis on üks võistkond Haarlem Globetrotters, kes harjutab sellist nii-öelda huumorimängu, aga siin olulises mängus Kaspar Lees kahjuks luukas selle võimaluse. Mida teeb Jankovski? Mis ilusa kombinatsiooni lõpuks tegemata tehakse ära lihtsa pall kätte, 3 sammu ja põmm lahendusega. Kui siin mõlema meeskonna mängujuht ja vaatame olukorra lõpuni. Ta sai Varul selle palli, et upitas nüüd Henri Iiend selle Mikola Naumi heast tõrjest tulnud palli Varulile kätte. Uku-Tanel Laast üritas seda palli veel ära lüüa, kuid ei saanud jaole ja 5-6. Mõlema meeskonna mängujuhid ei ole sellised tüüpilised teistele väga ehitajad, et väga palusa käega ja pigem on tegemist sellise mõlemalt poolt paraja haamriga. Jah, tegijad mehed, et seal ei oodata väga, et teised peaksid saama kõik need võimalused. Aga ohtlik mees ja selle ohu kõrvalt pudiseb ju teistelegi, oleme siin näinud ka neis esimestes mängudes, et pudiseb ju teistelegi neid võimalusi. Liiva palliga. Jankovski ja läbi ja Varul tuleb nüüd 2 minutiks ära, sest oli minu arust Varulil kollane kaart all. Ja Põlva poole peal on 3 kollast täis ja see tähendab seda, et nüüd 2-minutiline karistus tuligi Varulile. Just nimelt, no Varul seal läks, ütleme nii, et lubamatult jõuliselt Jankovskile külge ka. Liivaga kokku lepitud kombinatsioon tõmbas ilusti teise mehe ääre poole minema ja jättis Jankovskile ruumi sinna teise-kolmanda vahele. Ja vaatame, kas Põlva poole pealt tuleb vestiga mees ka või ei tule. Hetkel ei ole näha. Ei ole ka pingi peal seda vesti näha. Teist on koju unustanud vist. Ternovõi Liivaga seal. Kehakontakt on, Liiva loodab. Vestiga mees läks väljakul viimasel ajal käsipallis, siis eriti just maailma ja Euroopa käsipallis on treend, et võetakse vähemuse korral väravaht välja ja vestiga mees läheb mängima, et oleks olukord 6-6 vastu. Korrakski kombineerima. Ternovõi, Puinenko, käsi püsti kohtunikel. Ja nüüd tuleb välkkiire sutsakas sealt alt. Proovis korra ennegi, aga läks plokki. Ja nüüd poolelt sammult. Kerral veel minut aega ülekaalu mängida. Viie vastu.
praegu õnnestus minutilise rünnakuga Põlval värav saada vähemusest. Ja Kehvlas kaotsid palli, Põlva laskas 5-6 vastu suudavad kiirrünnakuga teha. Ja teevadki. Ja seis tasa. Vähemuses 2 väravat. No, väga niimoodi härgamisi alustanud Põlvale on see selline väikene moraalne laksakas. Praegu küll siin Poola ja keskel väga hästi välja tulnud. Vähemuses on võtnud maha kahe väravalise mängiti see Kenapu kombinatsioon edukalt lõpuni. Joonemängija Viktor Skripak sai oma kaasmaalasest ukrainlaselt Jevgeni Puinenkolt väga kena põrkesöödu ja täpselt sellise see olukord ideaalis lahenduma peaks. Ja see on Risto sinu isa poolt viljeldud enamuse mängimise kõige klassikalisem skeem. Keera pool, Joon läheb esimese teise vahele, paneb selja esimese mehe poole ja tuleb kolmanda mehe käest sööd. No eks seda mängivad päris paljud võistkonnad Euroopas, see on üks kergem asi, mis viimastel aastatel ülekaalus tehakse. Aga on väljakule tulnud uus mees. On saanud 15 minutit kenasti seda mängusaali õhku hingata siin nüüd. Ilma, et oleks pidanud kohe esimese põlvevärinaga sisse minema. Ja Põlva üks 2 legionärist, Turajev siis on pärit Peterburi piirkonnast ja Ternovi Ukrainas. Kehra lastel ukrainlasi ridades lausa 3 tükki, number 44, number 10 ja number 4, kõik nad platsi peal ka on olemas. Ja mitte legionärist ukrainlane numbri all 16 ka väljakul, must särk seljas, Mikola Naum nimeks. Ja pall jälle kadunud Kehra poole pealt, Põlva sai. Varul lõikab ja Iian samamoodi ühe käega ebamugavalt püüab seda. Rooba ootab. Ja läks see sööt läbi. On see mäng jälle tempokalt alanud, vaatame 16,5 minutit mängitud, seis juba 9-8. Ja siin on olnud võimaluseks jäänud võimalusi ka, kust resultaati pole tulnud. Põlval 2 kiirrünnakut siin viimase 3-4 minutise. Siin seda tugevat kaitset, mis eelmises kohtumises veel näidatud ei ole, aga mis on tegemist alles mängu algusfaasiga. Turajev punapalliga, Tuuga lõikamas ja Turajevel tehti viskekoht ette, ei saanud ta läbi. Kaotas palli enne, kui läbi pääses sealt. Tuli Puinenko väga ilusti plokk ette. Käsi üleval, lükkab viskama. Puinenko Turajev, puna ja sokutab palli sisse. Läks see meeste kätte vahelt kuidagi läbi. Ei olnud väga suurt jõudu ja plokist võttis veel väikse öövlilaastu kaasa ka ja läks läbi sinna taha nurka, kuhu Mikola Naum ei olnud üldse plaaninudki minna seekord. Ja näeme number 24 Uku Tanel Laast on tulnud rünnakule. Kehra mängujuhi positsiooni peale. Uku oli siis teatavasti, õppis aasta aega Singapuris, on TTÜ tudeng ja välistudengina oli seal. Terve hooaeg tegelikult puudunud ja nüüd üliotsustavat. Väga hea sööd kohe Skripakile. Põlva pani kiiresti mängu, Muuga juba läheb, et see käsipall on niivõrd kiireks muutunud, et Sillaste tulnud vasakule äärele Siivo Saku asemele. Aga jah, olgu öeldud, et ega Uku seal niisama ei veetnud aega ja õppinud, tegi kõvasti trenni ka seal ja mängis seal kohalikus liigas, et oli üks superstaari seal. Ja Uku Tanel Laastu üks suurimaid relvasid käsipallurina on tema ülihea kehaline konditsioon, ükstaas kõik millisel ajahetkel. Ta läheb Uku palliga. Ja ülikestev mootor. Slastinovski läbi sealt. Mihkel Matteus Luik üritab veel. Jalg maas, võetakse see pall Põlvale. Ja no hoopis teisest puust. Raaki on tulemas mõlemalt poolt kõvasti. Ja Einla näitab siin kohtunikuna Keera pingile, et rahunege. Ja saab suulise. Turajevil vist oli seal sammepalju juba. Sammepalju koordinatsiooniga väheki probleem, et hakkas palli ära kaotada. On oluliselt rohkem raaki kui esimeses või teises mängus. Mõlemalt poolt. Slastinovski saab selle plokist tulnud palli Kehrale jätta. Kergekäelise viske kahese ploki vastu. Ei olnud käsi püsti veel, ei olnud päris kõige viimane hetk selle viske võtmiseks. Jankovski tuleb sisse, Jorma Käsper tuleb. Näed, mõlemad meeskonnad vahetavad siin.
no peab vahetama. Pikk seeria võib veel ees olla. Ja pikk mäng on ka veel ees. 40 minutit on mängu veel. Uku Tanel. Markus Lastinovski. Raamist mööda. Pauk oli küll, aga. No täpselt, palli jagu läks posti kõrvale see vise. Iien, Turajev. Kuna ootab paremal pool palli. Joonele Varulile ja Varul jääb alla Naulile. Mikkola loeb ikkagi seda mängu nii hästi. Tuli Varulile ette. Käed-jalad ja korjab ära selle palli. Lasti muidugi kaitses, oleme ausad. Varulil seal mõnusasti tulla ja asend võtta ja viskele minna. Ainult Mikkola Naumi ennast algav töö praegu päästis. Eera. Vile kõlab enne, kui Uku Tanel selle viske päris lõpuni sooritatud saab seal. Ja fikseeritakse see viga, kohtuniku Vile ei oota situatsiooni päris lõpuni. Aga taas. Laastub ise, plokist võtab hoom maha. Marus jääb sinna pallile ette ja Põlva tuleb rünnakule uuesti. Kuna uuesti. Raiev. Kuna. Ja oli täiesti korralik kate ees, aga jäi punal ise natukene nõrgaks, keha asend polnud päris see. Selja peale kallutuselt see vise jäi natukene nõrgaks. Mikkola oli seal ees postis valvel. Seis 10-9 on püsinud nüüd päris mitu minutit. Siin on näha, et mõlemad võistkonnad on eriti just Keeran hakanud natukene rahulikumalt seda mängu võtma ja pikemalt kombineerima. Lastinovski, Skripak joone peal. Ja laseb Kaareka üle. Jalgmaas vilistab kohtunik Einla. 7 meetri vise. Väravat ei saa ära lugeda jälle. Ja Põlva teeb eelmine kord töötanud trikki uuesti. Latinovskilt väga hea sööd. Ja kes on 7 viskama minemas? Uku Tanel Laast. Jankovski teatavasti esimese 7 oli see siis Jankovski, jah? Või Lastinovski? Või Lastinovski, meil ka siin juba keeled selmis. Uku Tanel Laast paneb selle lõuksu jalge vahelt sisse ja Puna kiirrünnakusse. Teeb samme natuke liiga palju. Pääseb viskele, aga viskele minekuks kulub jah. Peale viimast põrgatust samme rohkem kui 3. Ja nüüd on rünnakumehed sees. Time out Põlva poolt, just nii on. Keera 11-9 ees. Jah, see võib kõlada sellise pahatahtliku naljana, aga viimati, kui Keera 2-ga juhtis ja Põlva vähemuses oli, siis mõjus see Põlvale hästi ja suutsid 2-minutilise vähemuse jooksul viigi välja mängida. Aga samal ajal on käimas ka Eesti meeste meistriliiga pronksiseerias, kus siis Viljandi HC ja HC Viimsi tööriistamarketi vaheline seis on samuti 1-1 ja mängitakse siis 2 võiduni. Ja pronksi kohtumine on siis viimane Viljandis juba homme. Juba homme, jah. Ühele ehk teisele võistkonnale seal see medal kaela riputatakse homme. Nii et homme samal ajal siis olge aga uuesti helendavate ekraanide ees või Viljandi spordihoones tribüünidel. Eesti meistrivõistluste pronksmedal mängitakse seal välja. Samal ajal saime juba eile Soomest uudiseid, et siin ka mitme eestlase klubi Riihimägi Koks on tulnud taas kord Soome meistriks. Koks alistas finaalseerias Helsingi Tikkeni mängudega 3-0 Tikkeni poole pealt. Eestlasena siis rivistades ka Aldernota. Aga siin Põlva Keera mäng on edasi minemas. 22 minutit esimeses poolajast mängitud. Keeral 2-väraline eduseis. Punapalliga Ternovi, Turajev. Turajev. Väga hea sööt. Super sööt. Minema liikumise pealt üsna kaugele, õige põrkega Rikkenile kätte.
ja Riken vahe minimaalseks. ja Ternovi oli nii kaugel sellest joonemängijast, et seal joon jäeti täiesti tähelepanuta. Keera jälle vahetuse teinud 21, Rando Juku-Sirkas on tulnud vasak sisemise kohale. Jätab palli äärde Luigale ja Luik üle Eston Maruski, ilus vise. Kõik eeldused olid selle viske nii-öelda alla mõõka minek. Esimene värav selles finaalseerias. Ruumi oli, Marusk läks juba peaaegu pikali maa sinna ja veel ülesse nurka. Suutis lükata Luik selle palli. Sai peaaegu palli käest ära võetud võrgatuse pealt, aga pall jääb Põlvale. Siivo Sokk nüüd paremas ääres Põlva poolt. Turajev, Ternovõi keskel. Nüüd 2 valekäe meest siin paremal pool Põlval. No nii, tuleb 2 Kuinenkole. Kuinenko ütleb, et ei olnud ala sees selle kontakti ajal. Seal tuli neid igasuguseid karvaviisi sullelisi suust. Ja võimalik, et seal kohtunik Einla ema nimetati teatud obsöövsetes situatsioonides. Aga otsus on langenud. Kuinenko on puhkamas 8 minutiks ja Kehra vähemuses. Põlva mängimas 6-5 vastu ja Raiko Rudissaar mängupositsioonil. Siivo Sokk vale käega. Taktikaliselt õige liigutus kaitseks, tuleb ju see vale käega mees võimalikult ääre poolt viskele lasta. Ja Mikola Naum noopis selle ära. Kehra juhib 2-ga. Kehra poole pealt tagasi mängu läinud Jürgen Roova ja Kaspar Leeset siin. Uku Tanel Laast samamoodi. Uku Tanel Laast väljakule tulnud, jah. Kutsub seal joont nüüd endale ette. Time-outi vile kõlas enne. Lärm on saalis nii kõva, et Uku läks ja pärast vilet veel tahtis selle värava kangesti visata. Aga seal ja osad olid juba mängimise katki jätnud. Minutiline mõttepaus nüüd Kehra poolt võetuna. Siin kui eelmise minutilise vaheaja sai räägitud, et Soome meistriks on tulnud Riihimägi Koks, siis samamoodi on lõppenud ka Läti meeste meistriliiga, kus on esikohale tulnud siis Toobele Tenaks, kes alistas finaalseerias samuti mängudega 3-0 LSPA Setneks. No Tenaksi ülekaal Läti meistrivõistluste nii-öelda jooksul oli erakordselt selline ilmne. Aga kuigi viimane mäng võideti 29-28. Ja kui ma ei eksi, nad põhiturniiril ei kaotanud mitte ühtegi punkti. Ei kaotanud jaa, aga esimene mäng oli 25-21, teine 27-24, et ega seal vahe ei ole suur. Vahe suur ei olnud, jah. Mõtlemispausi mõttevahetused on toimunud ja Kehra läheb nüüd oma rünnakule. Nii Jankovski kui ka Uku Tanel Laast, mõlemad pigem mängujuhi suunitlusega mehed on väljakul. Kehra ikka veel vähemuses. Laast äärele, teisest äärest ja põrgatatakse sisse 2 kempaga. Kehra publik ei ole kitsi oma nii ilusa vähemuses visatud värava eest tunnustama. Iiend, Muugal jääb äärest väga palju ruumi ja viskab selle ära. Nüüd näeme veel uuesti, Lees läks viskele ja Roobo hüppas ala sisse. Oli kokku lepitud selle esi nullist minek ja Rooba seal ääre peal sai ruumi. Sellised väravaid väga tihti Eestis ei ole näinud, mäletan Saksa Bundesligas Flensburgi võistkond päris tihti tegi sellist kombinatsiooni. Äärest äärele, jah. Lastinovski. Väga ilus ja ootamatu jala pealt vise. Just õigel ajal tegi selle viskeliigutus. Kehra saanud peale 3-ga. Ja Kehra endiselt vähemuses. Et on Kehrale hästi mõjunud see vähemus jälle. Põlva teeb nüüd rünnakul lihtsa sööduvea. Ja Kehra nüüd täies koosseisus.
natuke vähem kui 5 minutit poolaja lõpuni mängida, Põlva mängib ikka 6-0 kaitset. Põlva kasutab ja kaitses 6-0-ist, noori liikuvaid mehi, pikad poisid, nii Neeme kui Varul seal keskel. Sirkas palliga Slatinovski. Ja Slatinovski on väga kindlalt täna mänginud, et teine jutti. Minu hinnangul mees on tegemas sellel hooajal ühte karjääri parimat. Praegused 26 minutit ja mõni sekund peale on küll Slatinovski poolt väga-väga soliidne esitus olnud. Mänginud resultatiivselt, algusest peale isuga võtnud enda peale. Pall tagasi Põlvale, äärest Rooba oli seal juba kiirrünnakus. Kohtuniku Vilesele Ternovele tehtud vea peale jäi natukene lühikese või natukene hiljaks. Ja Rooba ei jõudnud kaitsesse tagasi, kiiresti kasutati see auk seal ära ja vähendati vahepeal juba keera kasuks 4-seks, kärisenud vahet 3-le. Põlva poole peal on väravaid tulnud igale maitsele, 8 meest on saanud värava kirja, Keehra poole peal on 7 meest. On väga resultatiivne mäng. Nii, teeb seal endale ruumi reeglite vastaselt. Skripak, pall Põlvale, Kuna, Turajev, Kuna uuesti, otsib joone peal Varulit. Kuinenko lükkab selga selgelt seal Varulit. Varuli kehast on selline, käib jõnks läbi, kui see kehakontakt seal on. Ja Põlva jätkab. Turajev ise. Ja Rooba ees kiirrünnakus. Skripak andis supersöödu sinna ette. Keera 4-ga peal 16-12. Taas 4-ga. Keera on visanud juba 16 väravat. Väga resultatiivselt on läinud see mäng. Siivo Sokk tuleb vasakust säärde. Ja punalt meisterlik klassiline sööt selja tagant, joone peale. No see oleks surmapatt olnud, kui Rikken seda ka ei oleks ära realiseerinud seal. Aga Keera siiski. Ka pärast Kuna ja Rikken ilusat koostööd, kui 3-ga. Ja esimese poole lõpuni 1,5 minutit veel. Rando-Jukko Sirkas vasak sisemise peal. Slastinovski. Mõned üksikud hetked on esimesel poolajal puhkust saanud. Üritab nüüd seal Jankovski. Aga ongi tõesti ainult üritus. Ja Põlva kiiresti palliga üle. Kuna. Ja talle omased väiksed sammud ühele poole, teiselt poole ja siis latakas käest minema ja saab Mikola Nõum sinna küüned külge, aga viskes on jaksu nii palju, et ei suuda Mikola seda palli väravast välja ajada. Peab selle võrgus koukima. Vahene vaheb, Keera kasuks. Ja viimased 40 sekundit esimest poolaega. Jankovski, Slastinovski nüüd. Neeme juures. Sirkas, Jankovski teeb 9 meetrit, taktikaline, 19 sekundit jääb aega. Platsi on vaja kuivatada, veel kulus 4 sekundit, 15 sekundit on nüüd poole lõpuni. Targalt mängides saab Keehra teha viske ja Põlval ei ole aega vasturünnakut teha. Ise tuleb jätta siin viimase hetke peal. Juba on väga targalt seda rünnakut mängitud, sest tuli Keehra rünnakule tubli 40 sekundit enne poole lõppu. Eks siin kohe tõuseb käsi ka. Ikka joru ei ole. Slastinovski esimese teise vahele ja pall väravasse. Täpselt nii läks, nagu Risto ennustasid. Ise ülitäpselt õigeaegselt. Põlvale enam rünnakuks aega ei jäänud. 17-14. On võitnud esimese poolaja Põlva. Ja sellel ajal, kui
tantsutrupis riisttüdrukud on tulnud väljakule publikule vahepausil silmaelu pakkuma. Saame vaadata protokolli, kuidas on jagunenud see täna rohkearvuline skoor võistkondade vahel. Keeral väravaid 17 jagu ja neist resultatiivsem juba siin päris tublisti kiidetud Markos Lastinovski, 5 väravat temalt. 4 väravat on visanud Jürgen Rooba, 3 väravat Mõtra Jankovski. Teistel meestel juba 2 kaupa. Serviti 14 väravat jagunevad veel rohkemate meeste vahel. 3 väravat Ternovel ja Muugal, 2 väravat Andreas Rikken, Ardo Puna ja 1 väravaga Henri Hiiend, Pavel Turajev, Siivo Sokk, Hendrik Varu. Ja siit teeme mõneks minutiks nüüd poole pausi ja tuleme tagasi, kui teine poolaeg on algamas.
Oleme tagasi Kehra spordijoones, 17:14 näitab meil ekraani peal HC Kehra Horizon Pulp and Paper on juhtimas kolmandas finaalmängus Põlva Serviti vastu. Hetkel siis finaalseeria seis 1-1, mängitakse 3 võiduni ja 30 minutit siis tänast mängu järel. Noh, ütleme nii, et halval juhul 30 ja pealtvaatajate jaoks heal juhul siin veel lisaaegasid ja jutte veel. Kõiki on veel kotis varuks, et kui nüüd peaks minema mäng sinnamaani. Aga esimese hooga tuleb ära mängida vähemasti normaalaja 30 minutit ja alles siis paistab, mis siis saama hakkab. Esimeses mängus oli see lisaaeg väga lähedal, kui poole sekundi kaugusel. Viimane 7 meetri karistus viseb peale normaalaja lõppu otsustas mängu. Ja aga siin koduvõistkond alustas. Kunenko, Slastinovski ei pääse seal, Skrõpak väga vabaks. Kunenko keskel on Muuga ära sodimas seda palli sealt peaaegu meeste vahelt juba. Käsi on püsti, rünnak peab lõppema nüüd. Alast välja, läks Jankovski enne õiget aega alaste sisse. Kunenko alt ja Deniss Leokene väravasse tulnud. Upitab oma pikad jalad ette sinna. Ja Ternovi väga kiireid samme teeb mees. See hooaeg nii kiireid samme tema Eestis pole näinudki veel. Päris kindlasti nagu pika puuga kiiremad sammud. No, ütleme, tähelepanelik sammulugeja võib ikka mõnevõrra rohkem kui 3 neid kokku lugeda pärast viimast põrgatust, aga no see oli nii hea minek, et jäid ka kohtunikud armunult kaotama seda. Põlva on visanud siis 31 minutiga 15 väravat, aga samal ajal Dmitri Jankovski jälle pea ees, lendab läbi, paneb veel värava ja saab siis Indrek Neeme siit ka 2-minutilise karistuse. Täpselt nii. Jäi käe külge kinni ja näeme siin kordust. Ja selja taha. Mitte päris käe külge, särgist sikutas tal. Jankovski põllule pikali. Tuletame meelde, et siis eelmine mäng Põlvas lõppes keerlaste võiduga ja Põlvasad said teise poolaega vaid 6 väravat. Seda pole ammu juhtunud. No tõesti, see on nii väike skoor, et ma ütlen, et siin ainult Kehra kaitse ja värava heale tööle ja koostööle ei saa ka seda nii-öelda preemiaks panna, kuigi rõhuv osa sealt tuli. Oli seal Põlva sellist lagunemist viimasteks koledateks minutiteks. Põlva siin ründamas. Ternovi viskab sealt nüüd üle oma mehe katte. Põlva kiirrünnak, vabandust, Kehra kiirrünnak. Ja Jürgen Rooba. Vahendusega praegu. Mängitud küll kehvem variant, mis oleks võimalik, aga Rooba pani sealt peaaegu 0 nurgast ära. Ja ütleme nii, individuaalse meisterlikkuse ja nahaalsuse pealt jõuab Sokk sinna, sammud on ääre poole ja ette nurka üle pikakasvulise väravai. Aga Põlval siis vestiga hetkel Ardo Puno number 8 väravat on välja võetud. Mängivad siis tänu sellele 6-6 vastu, Puno on tagasi kaitsesse, vahetusse minemas, väravat mängu uuesti Iiet palliga, Siivo Sokk. Käsi püsti kohtunikel, Ternovi. Ja võetaksegi see pall, käsi oli püsti. Käsi püsti, jah. Käsipallis siis kohtunik võib tõsta käe püsti. Pallivahetus, jah? Ja pallivahetus, pall on vist saanud higiseks. Passiivse mängu märgiks võib kohtunik tõsta käe püsti ja peale seda peab meeskond kohe kiiresti otsima lahendust. Kui seal 3-4-5 sööduga seda rünnaku lahendust ehk siis viset ei sooritata, siis on kohtunikul õigus mäng katkestada ja vastastele pall anda. Ja pallivaldus võtta ja nii siin ka juhtus. Laast saab seal klohmi mitmelt poolt, kukub palliga maha, ootab viga. Kohtunikud viga ei vilista, vilistavad Laastul hoopis jooksu ja läheb see pall nüüd nii-öelda tehnilise praagi järel siis Põlva rünnakuks. Järjestiku rünnakutel mõlemad võistkonnad nüüd palli ära andnud ilma viskele jõudmata.
Ernovõi, 1-1 läbi. Tuleb siit 2 ka või ei? Ja tuleb. Tuleb Aeg kinni. 2 ja tuleb 7 ka. Jäi selja taha. No just sai serviti 6 meest platsile ja kohe avaneb võimalus mängida ka enamuses. Ja nagu ikka sellistel puhkudel, Margo Piksööt sekunditki mänguaega vöö vahel. Tal ei ole ei tänasest ega eelmisest ega üle-eelmisest mängust, aga 7 viskama meister. Ja hukkab ära selle võimaluse praegu. Ja Mikola Naum lihtsalt seisis ja pani oma käe ette ja kerge. Näiliselt kerge. Mikola on hea soos täna. Mitte midagi ei ole öelda. Aga Keera on visanud 19 väravat, seda on päris palju. On tõesti. Põlva on selle tõttu teinud ka väravavahtide vahetuse siin. Päris kohe esimestel rünnakutel. Lauke jäi päris kenasti ette pallidele. Ja tuleb nüüd. Laast jooksis ala seest läbi. Kohtunikud võtavad selle palli taas. Ei saa vähematki viga tegelikult siin lubada. Keeral on küll terve selle seeria üks mugavamaid eduseisusid. 4 väravat teise poole alguses. Aga ei saa seda palli lõputult Põlvale ka anda, sest ükskord hakkavad ju nemad ka realiseerima. Ian üle Laastu ei saa tulema. Ja punalt kooletu sööt, Keera läheb kiirrünnakusse, Laast palliga, ees vaba. Ja paneb sisse, 5. vahe. Kas nüüd Keera läheb oma teed või? Seda oleks nüüd küll ennatlik arvata, et see mäng on tehtud. Ei, seda mitte. 25 minutit normaalaja lõpuni, 5. vahe siin ei loe veel mitte midagi. Ja ma usun, et Valmer Mustikul on teise time-out'i märk peos, varsti ta sellega läheb. Katsile Siivo Sokk, vanameister Sokk sealt ääre pealt rullib sellise mõnusa kaareka üle Mikola Naumi puusa taha posti. Samad kombinatsiooni ülekaalus nagu Keera, aga kuna joonemees vaba ei olnud, siis pani puna kena söödu äärde Siivo Sokku. Sokul oli seal tulla ruumi maa ja ilm õige käe poolt ka. Serviti 16. värav, Keeral 20, tabloo peal säramas. Ja on tulnud Jankovski siis positsiooni rünnakul Ukudana ja teeb jooksu. Ja on siin ilmestunud viimastel minutitel selline tehniline praak seda mängu. Ja no tahtmine on meestel suur, see on ilmselge. Ja juba 1 minutiga Põllu võtnud 2 väravat tagasi. No, nad vist kuulsid seda, kui sa ütlesid, et olgu see 5, et ei, see ole tehtud veel kuskilt otsast. 2 näiliselt lihtsalt rünnakut, 1 neist ka veel vähemuses, või vabandust, enamuses mängitud. Ja vahe jälle 3. Jankovski, Skrõpaki tõste veel. Lastinovski tuleb tagant, jõuab kaitse vastu. Mehi aetakse üsna kaugele. Ja väga hea sööt, üks Ukrainale nägi teist. Varul oli väga kaugel väljas, ei jõudnud joonele tagasi. Skrõpak ootas ära ja anti söötu ka veel sinna. Ei olnud raske. Ernovõi otsib seal. Ja leiab selle 9, rahulikult jälle rünnakut üles võtta. Puna keskel. Ja viskab raamist mööda. Kas ootused, mis on puna peale pandud ja noormehe närvikava ei käi nii hästi kokku enam selles finaalseerias? Või milles see asi on? Ei ole nii säravat mängu näinud punalt kui näiteks eelminegi aasta. No seda võib küll öelda, et see finaalseeria, see on vist võib-olla läbi aegade kõige tempokam, et mõlemad võistkonnad on siin mängimas nagu äärmiselt kiiret mängu, Põlva alati peale väravat kohe kiiresti keskele ja väga toredat käsipalli oleme näinud ja Jankovski, kaitse ei pea Põlval, logiseb keskelt ja äärtest ja igalt poolt. Jankovski näeb need augud kõik ära ja Kalmer Musting ongi Põlva võtab selle time-out'i võtmas, jah.
Kehra on praegu siin mitmel korral selle Põlva kaitsel lihtsalt laiali jooksnud. Ja, et siin ei ole see Põlva oma kaitsemängu ikka tööle saanud, poolaega visati 17 väravat, nüüd on pandud juba 5 väravat lisaks, et siin on võimalus Kalmer Mustingul minna ka 5-1 peale, aga eks ole näha, mis siis treener teeb, et saab Põlva ka ise kenasti väravaid, aga kehralased on neid päris palju rohkem saanud hetkel. Jah, Kehra mänguvanker veereb sellise lustliku vurinaga siin. Põlval on selliste üksikute, no sellest samast -5, -3 tagasi tuleku selliste kiirete ja näiliselt lihtsate väravate vahel ikkagi ülejäänud aeg kulub sellisele kohutavale raskele murdmisele, et seda tehakse nagu sunnitööd, et ei ole seda lusti selles mängus, noh, kaotusseisus muidugi palju paluda ka sellist eriti lõbusat mängu, aga on õnnestunud Kehral oma tahtmise peale surumine siin, vähemasti siiamaani küll selgemalt, kui Põlval selle oma mängujoonise pidamine. Olgu veel öeldud, et sel hooajal mõlemad meeskonnad, nii Kehra kui Põlva ühtki tiitlit veel saanud ei ole. Eesti karikas läks siin detsembrikuul Viljandisse, Balti liigas võttis ka Minsk selle võidu. Põlva lõpuks teenis pronksimängus 1 väravalise eduga Kehra üle siis 3. koha. Jah, aga nüüd Põlva rünnak. Turajev, Sokk ääres, Ternovõi. Kaitse on vastas igal pool. Turajev ise läheb värava keskele, Mikola Naum tõrjub. Turajev pandi nüüd vasak sisemiseks, aga Mikola Naum mees õigel kohal ja heas kompuuter kenasti töötas. 5 väravat edu, taas 5. Korraks sai Põlva 3 peale ja jälle on see 5. Kompoliiva jälle parem sisemisena Kehra mängu tulemas. Kovski, Puinenko, joone liikumine väike. Sõõt ei läinud läbi, Põlva kiiresti minemas jälle. Turajev, Ternovi, Puna. Äärde nüüd Sokule. Turajev ja viskab üle lati. Selgelt ei ole rahul kohtunike otsusega mitte midagi sealt anda. Tuli kuidagi sealt viskele minnes, tuli maha kuidagi kole äkitselt, aga väravvahi alast ja pall mängu uuesti läks. Ja midagi vilistamise väärset kohtunike paar ei leidnud. Ja mida teeb Jankovski? Kusjuures ta näitas seda ette, aga see oli nii kaugelt, ma ei tea, 12 meetrit. Ja milline kahurikuul sinna ristnurka plaksatas praegu. Uskumatu naps. See on mängujuht, nii kerge see mäng ongi, ei peagi midagi teema. Paneme ise 12 pealt peale ja paned veerand väljaku pealt. Okei, liialt siin 10 oli, väga hästi ikkagi. Kuus väravat on Kehra edu. Sokk keskele Rikkenile ja Rikken võtab õhust nagu rannakäsi pallis ja paneb samalt hüppelt. Kenasti mängitud. Aga kui me vaatame siin Kehra meeskonna legionäre, siis mina võin küll oma hinnangul öelda, et kõik need legionärid on väga kõvasti Kehra mängule juurde andnud ja kellegist pettuma siiamaani ei ole pidanud. Ja ei mitte vähematki. Väga oluline jõud. Liivalt otsa jooks. Ja mis tuleb? 2 minutit. Liiva hakkas seal kohtunikuga seletama ja küsimuste esitamine siin täpselt nii lõpebki. Isegi kui seal ei olnud soovitusi kohtunikule edasisi suhtes ega midagi, siis igasugune suu pruukimine siin nii äkilises mängus nagu täna. No ei tee head. 2 viga 1 sekundi sees. Viis väravat on vahet. Põlva taas kord 6 5 vastu. Rikken palliga, Sokule, suudab Roobo takistada teda. Iien,
Uga ääre peal, täitsa nähtamatu olnud praktiliselt 30 minutit. Turaevi viskele saab. Ternovi viskest tuleb Mikola Naumi käest ja postivõrkest. Kehrale pall tagasi. Põlva poole peal on jah, Ternovi on suurim väravakutt 5 väravaga. Puna-arvel on kõigest 2. No puna kohta päris kindlasti kõigest 2. Ja Jankovski Kehra poolt on tulistanud 6 väravat, Rooba arvel ja Slatinovskil 5 tükki. Otsib Slatinovski, ei ole lihtne, kaitses on mehi rohkem ees. Rünnakul abilisi. Oi, Jankovski oli juba viimase sammu peal. Töö kõik tehtud. Aga jätkub rünnak. 0 nurgast, no see on väravahiga. Sootes ja pani lõpuks jalge vahele, et Kehra siin juba 6-ga ees. Ja see on väremuses visatud värav. Sokk saab äärest nüüd ladusalt visata. Ei õnnestu. Ma näen mõrasid või no mis mõrasid, siin on juba sellised parajad praod Põlva mängud sees. Vaata Mihkel siit rõdult, mis Kalmer seal pingi ääres teeb, eks tal on mingi plaan kohe käiku varuks panna. Kalmer käib üsna närvilise moega siin pingi ees ringi, et ravimiseks on aega suhteliselt vähe 6 väravalises ja Kehra sellises, no ütleme, kindlas initsiatiivis. Kehra täies koosseisus, jah. Aga Hien saab vahelt ära. Ja pudistab palli kanda endale. No, mis on Põlvaga lahti? Ebakindlus. Ma ei oska muud öelda, siin on täiesti selline üksik ja üldine ebakindlus, et kõik need on näha. Sokkuv ise, no paremat positsiooni ääremängijale keeruline leida, peaaegu keskelt saab visata latti. Hien praegu siin lõigatud sööduga kiirrünnakus põrgatab endale kanda. No, psühholoogiline ebakindlus ilmselt. On. Täitsa katki. Ja katsu sellisele asjale ravi leida. Ja väga kenasti Kehra mängib need olukorrad välja ja külma veres Mihkel Matus Loik realiseerib selle olukorra ära. Kalmeril on time-out'i lipik käes, ma arvan, see tuleb, läheb lauda nüüd. Ja oligi arvata. Siin Põlva peab mingi totaalse muutuse siia mängu tooma, et muidu neid kastaneid tulest välja ei too täna lihtsalt. Kehra on jah ilmselgelt nüüd siin viimase 10 minuti sees parandanud seda ütleme sellist nagu täpsust ja realiseerimist, et kiirustamisest on hoidutud ja need võimalused on tulnud ja veel paremad. Ja neist on märavad vormid. Kenasti on mängitud vaba mees vabaks ja ei ole Põlva väravahtidest need pallid tagasi ka põrkunud. Mäletame siin seire esimest mängu, kui siin tuli 40. minutil uuesti Eston Varust mängu ja hakkas järjest 4-5 naksu järjest võttis ära ja tegi mängu põnevaks, aga siin ei ole jah kummalgi väravahil väga õnnestunud sellist nii-öelda korralikku tõrjeseeriat näidata ja oma meestele kindlust anda, et sealt tagant need pallid põrkavad. Samal ajal kui teisel pool ei saada mööda Mikola Naumist ja kui Naumist mööda saadakse, tulevad need pallid raamidest välja, nii et see enesekindluse komponent praegu on Põlval selgelt puudu, et näeb välja nagu viimased 5 minutit Põlvas toimunud teises mängus. Väga uskuda ei tahaks, et Põlva siin füüsiliselt ära väsinud oleks noored poisid ja väga hästi treenitud, et ja vahetused on ju olemas ja tehtud, et ja järjekordne post. No lähevad ja väljapoole ei kuku raamist sisse need pallid Põlval kuidagi moodi. Ja Kehral ei ole siin kiiret kuhugi, saavad rahul ja ongi pandud Sillaste ette sinna Jankovski peale segama. Kaitseformatsioon nüüd muudetud 5-1-le. 5-1-le, päris kõrge 5-1, et siin on mingit muutust vaja siia mängu. Ja nüüd on kas Kehra võtmas time-out'i? No täpselt Kehra peatreener Jüri Lepp nüüd nägi. Põlvalased panid 5-1 kaitse, nüüd tuleb hakata muid asju tegema. No otse loomulikult. Mitu korda on Jüri Lepp rõhutanud, et Kehra on valmistunud Põlva puhul nii 6-0 kui ka selle sama 5-1 vastu mängimist. Nüüd on aeg sealmaal, et meestele kätte anda käsulauad
mäletate, me oleme leppinud kokku need asjad, mänginud neid asju, harjutanud. Saab näha, kuidas siis Keera nüüd seda 5-1 murdma hakkab siis. Ja, et Põlva poole pealt oli see ainuõige käik, et võib-olla isegi oleks meil siin head ärgutada võib-olla varem sellist aktiivsemat kaitset mängima hakata, aga... No loksus see 6-0 ikka päris korralikult siin tükkideks niimoodi ja driftis 2 lehte laiali siit ja sealt. Jah, siin muutust on vaja tuua. 6-0 kaitset siis tähendab seda, et kõik 6 kaitsemängijat on kaitsemas siis 6 meetri joone läheduses ja käivad sealt oma nii-öelda mängijatele vastu. Ja Põlva 6-0 kaitset on iseloomustanud selline hästi aktiivne ja agressiivne mäng, aga täna sellest pole eriti haisugi, sest agressiivsusest. Kui Neeka tuleb ja rajub eemalt kaugelt ja nüüd tuleb üks visetest ka postist tagasi. Põlva kiiresti üle, aga Keera kaitse on tagasi. Ja Hiiend vastab nüüd, näitab Punenkole, kuidas neid tuleb panna seal. Ette posti, Mikola Nõum seal ei ole iseenda tegevusega rahul. Oli ju seal juures, täitsa ees postis ja Mikola käte vahelt sealt tipsab see pall sisse. 6 väravat on vahel. Ja veerand mänguaega, normaalaega. Ja Keera kõvasti ikka vahetamas päris palju algkoosseisu mehi on puhkamas hetkel. Ja Liiva siin Slastinovski asemel. Läheb Hiiendi külge seal kinni. 9 meetrit lahti vise. Jankovski. Laastult. Üritab söötu panna. Varul lõikab selle sealt vahelt ära. Kiiresti Põlva üle. Hiiend Varulile. Ja Jankovski võitleb seal. Suutis Varuli ära pidada. Varul tuleb välja, Rikken läheb asemele. Füüsilise ettevalmistuse plaanis on Rikken ikka paras peodes. Seal joone peal püüda ja hoida. Jõuline noorärra. Kohe 14 minutit mängu lõpuni ja 25-19 Keera kodusaalis juhtimas 3. finaalmängu. Muuga. Hiiend keskelt ja Mikola Nõum joone peal peatab selle palli tagumikuga seal. Ja siin kui Põlva mängu veidikene iseloomustada just nende siin positsioonirünnakut, et seal julgen öelda, et seal väga palju sellist kavalust ja mängutarkust ei ole, et mängitakse olukorrad tihti peale sellisteks kaugviseteks, et suhteliselt läbi näha, aga samamoodi Jankovski kiirustab praegu siin. Kiirustab Jankovski siin mõtlematult. Lõuke püüab. Ja mis teeb Puna? Sama stsenaarium jätkab. No Punal ei ole aega jorutada, 7 meetrit. Aga Hiiend leidis tee. Hiiend pistis selle käe läbi, saab Uku Tanel Laast sealt ka 2-minutilise karistuse. Kui seda situatsiooni näha siin nüüd näeks kordusest, et kuidas Hiiend seal niimoodi käsi ees nagu rakettmees sööstab siin kaitse vahele. Keha õieti läbi ei saagi. Aga Puna nüüd ülevalt latipõrkest. Puna pani oma 3. värava. Ja 47 minutit peaaegu kulus tal selle jaoks. Vähe, Puna jaoks väga vähe. Kalmer Musting ei ole noorukest Karl-Erik Uibot kasutanud veel finaalmängudes. Eelmises mängus oli sees. Kaitses käis sees ilmselt. Aga mängis ka rünnakut. Ja esimeses mängus täiesti 0 minutit. Ja siin võiks teda ju Ternovi asemel noorte meeste vahel kasutada. Puinenko teeb siin Keera seisu taas paremaks, 6 väravat vahet. Aga Puna on saanud püssi lahti, nägi auku ja läks Keera on siis 2-minutilises karistuses ka minut veel mängida. Ja Varul pani seal selle katekese kiiresti keskelt lahti mängu järel. Puinenko ette, Marko Slastinovski ei tulnud juurde ja
täiesti sirgjooneliselt jooksis kaitsest läbi Puna. 5 ja 6 vahel nüüd kõigub see vahe. Luik, Slastinovski on tagasi. Ja on saanud ka Põlva väravate Nistlooke siin mängu sisse tulla. Ja no on võtnud ära täitsa need visked, mis päris surmkindlalt pole tehtud. Ja kiirustatud otsus jälle Puna poolt. Rooba saab kiiresse ja ei eksi. Paneb ära. Laseb sammu pealt ilma suurema hüpeta selle palli väravasse. Ja nagu ütlesin, 5 ja 6 vahel ei lähe väiksemaks 5 vahe ega ka suuremaks 6 siin juba päris pikka aega. Aeg muudkui kulub. Ian nüüd taha posti. On saanud Põlva mehed käsu kätte, et ei ole vaja seal pikalt jorutada ega mõelda seal keerulisi kombinatsioone. Tuleb üritada neid väravaid kiirelt visata ja natukene Kehra sellist kindlust kaitses sellega murda. On õnnestunud, Iendi 7 meetrit, Puna küll peale väravat läbimurre, nüüd Iendi vise jälle. Ja, aga vahe ikkagi 5 punkti, saame näha. No 5 ja 6 on need vahed siin. Skrõpak saab palli, aga ei saa rünnakule. Luik, käsi püsti. Mehed koos. Slastinovski viskab siin, plokist läheb väga kõrgele pall. Nurga vise ja pall ja käsi jääb püsti. Käsi jääb püsti. Slastinovski uuesti, Skrõpak. Ja jääb. Jälle, väga hea tõrje. Ja kas Põlva nüüd tuleb tagasi mäng? Oi, Luik, ei olnud tarvis seda teha. Saab otse punase kaardi. Ja saab Varul 2 minuti seal selle situatsiooni klaarimise eest. Kiirrünnakus, see oli ohtlik niitmine, midagi ei ole öelda. See oli räkki lausa. Jah, see oli selline tänava peal oleks selle eest kiita saanud, aga pallisaalis on siin nüüd. Loodame, et Muugal midagi hullu ei ole, ta on sitke mängumees, aga valus kukkumine oli see tõesti. Ja tuleb seal selja peale. Palli püüdmise hetkel. Ja Varuli käte laiutamise ja Luige töötlemise eest antakse talle ka 2 minutit, nii et mõlemad võistkonnad on nüüd vähemuses. Kohtunikud klaarivad lauas seda situatsiooni, kes, mis ja kus. Aga punane oli õige lahendus, et jäi Mihkel Mattias Luik seal ikka natuke robustselt selja taha, et tavamängus võib-olla oleks tulnud 2 ka, aga siin finaalis võib-olla pinged ka veidi rohkem üleval ja ütleme, see punane on põhjendatud ainult selle ohuga ründaja tervisele, seal muud ei ole. Ja 5-5 vastu mäng nüüd. Ei ürita Põlva siin ülekaalu tekitada väravahiga. Joone peal otsitakse. Selja taga Puinenko ja tuleb 2 ka. 7 antakse alasse jäämise eest ja Puinenko läheb 2. Ilmselgelt Kehra publik ei ole selle otsusega rahul, aga hoidis selja tagant Rikkenit. Oli selle situatsiooni alguseks juba Rikkeni nii-öelda selja taga. Nüüd näeme arvukordset olukorda, kus mängitakse 4-5 vastu. 4-5 vastu, jah. Rahvast jääb väljaku peal järjest vähemaks. 5. vahe, vähem kui 10 minutit normaalaega. Ja Ardo Puna läheb nüüd Mikola Naumi vastu. Läheb mäng veel põnevaks, 10 minutit aega. Ja Puna 4. Kui kaua ei ole olnud 5 väravat väiksemat vahet. Ja Põlva fännid ka tribüüni peal väheke optimistlikumad juba. Ja nende situatsioonide tekkidest siin, kus need karistused muudkui tulid, mõlema poole fännid olid juba, ma võiks öelda, tagajalgadel tribüüni peal. On olnud väga selline kõrge laenguga mäng fännide poolt kaasaelamises juba algusest peale. 4 Kehra ründab. Laast teeb 9 meetrit, aeg kulub. Korrigeeritakse lahti viske kohta, sekundid muudkui tiksuvad. Slastinovski ja lastakse läbi.
no kaitseviga, viiekesi 4 vastu, nii ei saa. Sellist seisus peab olema 2 kaitsemängijat 1 ründemängijale vastu ja Põlva juba punapüss paugub ja Laast pani talle ploki. Laast paneb käe vahele, otsa audist. Põlval on kiire sellega, ülekaalu ei ole ju kauaks jäänud. Viiekesi 4 vastu. Ternovovi äärest, kindla peale. Taas 4 vahet. Veel pool minutit on mängida 4-kesi 5 vastu Kehral. Siis mängitakse 5-kesi 6 vastu. Vähemus jääb. Ääre peal pall, ees tuleb sealt üle. Laastule. Slastinovski. Ees viskab, vabandust. Laast viskab selle palli ja mööda raamist. Põlva kiirest üle, Rikken sees. Joonele sööt, vaba vise. Nikola Naum korjab ära keskelt selle palli. Kuna väga ilusti nägi Rikkenit joone pealt, kena põrkesööt, aga Naum vees omal kohal jälle. Rikkeni vise läks kuidagi madalale ja keskele, et kust ta sealt sisse oleks pidanud minema, ma nüüd siin ei oska öelda, aga kuldse võimaluse laskis Põlva praegu käest vähendada vahe 3-le, mis oleks juba mängu tähendanud. Nüüd on kummaltki poolt 1 mees juurde tulnud, endiselt mängib Kehra vähemuses. Ai vabandust, 6-6-le. Ja mis sööt! Jankovski pani uskumatult hea põrkesöödu. Ja käristab vahe taas 5 peale, 29-24 seis. Näeme uuesti kordus. Selja taha. Ilusti tõuseb see sööt veel ülesse ka põrkes, superluks. Ei saa punasööta, Slastinovski rikub selle võimaluse. Otsis samamoodi selja taha seal Rikkeni. Ternovoi vise tuleb Nikola Naumist tagasi. Ja Rikken saab palli ja teist korda 6 pealt jääb alla Nikola Naumile. Slastinovski seal nina verine vist. Nikola Naum on ikka päris koletis täna joone peal. Naum ei ole seal rahul, aga see alati näitab, et kui mees on seal kaitsetega kõvasti kurjustamas, siis ta näitab oma teada-tuntud tugevat klassi. No on väravavahi asi ju juhtida seda kaitset sealt taga ja kui kaitse võtab kuulda juttu, mida väravaht räägib, on see koostöö seal ka oluliselt paremini minemas. Ja nüüd, nagu siin mõned minutid tagasi soigusin oma ette, et ei ole Karl-Erik Võibot näinud, on Kalmer Mustik ta nüüd kaitsesse Ternovi koha peale pannud. Äärele Roobale. 7 meetrit. Puna mängib seal ääres. Aeg on kinni pandud. Ja saab ka 2 minutit. Puki panemise eest ei ole loomulikult noor mängumees rahul sellega. Rooba üritas veel vähemalt selja tagant seda palli väravasse visata, aga... Tänavusest Bundesliga hooajast teame Kristjan Saitsi esituses ühte sellist kukerpalli väravat, siin nüüd sööt. Saits küll see aasta Bundesligas ei mängi, aga ilmselt oli see keegi teine. Jah, võib-olla siin nüüd selle lustliku värava nüüd Kristjan Saitsile ja liigse auna. Tuleb kannapõrkest see pall posti ja postist välja. Üritas jalge vahele visata Uku. Sillaste vasakul äärel nüüd. Tuleb hooga üle. Uinenko saab seal Sillaste käega päris kõvasti vastu vahtimist. See 2-0-5 Ukraina vägilane. No ütleme nii, et tahas nalja teha, siis Henri Sillaste pidi päris kõrgele hüppama, et käega Uinenkole silmaauku ulatada. See mees mängib edasi, et... No, õnneks ei ole verine ka. Nagu seal verejooksu midagi me näha oleks, peaks ju kohe tulema platsi kõrvale rohitsema ennast. Saab mängu jätkata. Rudissaar kollase väravahi särgiga nüüd vähemust tasa tegemas.
jookseb kaitsest läbi, välja, Sillaste puterdab palli seal. Ja Mikola Nõum võtab ära. Ma julgen öelda, et nüüd on otsustavad hetked. Alla 6 minuti jääb. 5 minutit kopikatega on jäänud. Ja neil hetkedel, kui Mikola Nõum korjab ära need pika rünnaku visked seal taga, on Põlval väga raske sellest 5-väravalisest kaotusest siin välja tulla. Kehra ülekaalus, Laas palliga ja Laas ujus läbi sealt ja siis Pakmani talle kena katte tähendab ja pigistas Laast ja pigistas läbi ennast sealt kaitsjate vahel. Vahe juba 6 väravat, et Põlval. Ja Põlval ka vähemus. Väga raske seis hetkel. Sillaste, Ternove, Rikken joone peal, Henri Iend ja Kristjan Muuga. Veel pool minutit vähemust. Sillaste vise, postist põrkab Mikola Nõumile kuklasse ja ikkagi välja, ei lähe see sisse see pall. Kui mitmest värava vahi ja posti põrkest pall, mis ei lähe sisse ja tuleb välja. Õla pealt tuleb Mikola Nõumi, õla pealt tuleb see pall tagasi. Laast keskel, äärele Roobale, Rooba Sillaste vastu. Näeb, et viskeks ruumi ole, üritab Leesi leida seal sööduga, aga Põlva saab palli kiirrünnakusse. Ja Nõum! Ületamatu mees viimasel 2 minutit. Veera publik aplodeerib püsti seistes Mikola Nõumile. No ütleme nii, et sellest hooajast on Henri Sillastel ilmselt kindlasti rohkem kui ühes koledas õudusunenäos Mikola Nõumi nägu näha olnud. Mäletan siin ühte mängu, kus äkki vist Balti liiga 3. koha mängus, kus Mikola Nõum külma kõhuga 3 kiirrünnakut lihtsalt ära võttis. Nii, vale kate nüüd. Võtab palli Kehra rünnakult. Aega jääb mõnevõrra üle 3,5 minuti. Tuleb Põlva rünnakule ja nende kaotusseis on 6 väravat. Ien lõikas alla teiseks jooneks. Kuna kaotamas palli ja Slastinovski kiirrünnakusse ja pall väravas. Kui nüüd saaks raha panema hakata, siis peaks vist Kehra peale panema. Siin ei ole ja võib-olla väga suurt saladust, et see mäng peaks juba olema tehtud. 3 minutit ja 7 väravat. Põlva on pannud Uibo, Rudissaare ja Iendi tagumiseks kolmikuks. Ja jätkab Nõum oma fantastilist seeri. Mikola Nõum. Ekraani peal on küll kehralastel 32 väravat, tegelikuses on see 31, aga 7 vahe. Ja näha, et Nõum on seal vist juba vahetusse minemas ka ja ilmselt Kehra paneb mängib nüüd lihtsalt need mõned minutid lõpuni. Viimaseks mõneks minutiks nooremad poisid ka väljakule. Aga jah, sarnaselt eelmisele mängule Kehra lõpus läks oma teed ja võttis selle suhteliselt kindlalt ära, et sellist trillerit nagu esimeses kohtumises me täna kahjuks jälle ei näinud. Võitlust väga palju, publiku väga meeleolukal kaasaelamisel ja mängu kui palju, aga Kehra on hoidnud seda ühel hetkel 3 pealt 4 peale läinud vahet ja siis seda 6 vahet. Ja nüüd juba 7 on see vahe. Näeme siin minutilise mõttepausi ajal naeratavat Mikola Nõumi. Servit on visanud küll 4 väravat juba rohkem kui terves eelmises mängus. Aga Mikola Nõum on teinud supertöö. Just viimased 4-5 minutit. Ja nagu ennustasime, Kehra siin on pannud ka oma kõik vahetusmängijad sisse, kes meil panna on. Said nad seda teha ka eelmise mängu lõpus, et... Indrek Norma, Ergo Rohi joonele. Kaimar Lees, Kaspar Leesi nooremmen. Rando Juku Sirkas, paremal äärel. Jorma Käsper ei ole täna väga palju mänguaega saanud.
natukene rohkem mänguaega saanud Kaupo Liiva. Normak lõikamas joone peale, Sirkas, Kaupo Liiva. Karl-Erik Uibo püüab ta seal kinni. Uibo, kellel vanus 16 aastat. Ja mängib edasi Kehra, käsi püsti kohtunikel. Ja Liiva saab enda isikliku punkti arve ka avatud, nüüd sai hopsu kõhtu. Ümber kaitsemängija saab ise läks sealt ja keeras ilusti veel posti äärde. 8 väravat. Finaalseeria kõigi 3 mängu peale seni suurim vahe üldse. Ja vähem kui 2 minutit jääb selle kohtumise lõpuni. Siin ei ole põhjust enam normaalajast rääkida, lisaaega täna ei tule. Liivad peatab Rudissaare. Rudissaar uuesti joonele Rikkenile. Nüüd saab Rikken sisse selle palli ülevalt ristnurgast. Alt on Mikola Nõum täna kõik asjad ära korjanud. Kui ma nüüd eksin, siis finaalseeria 4. mäng peaks olema neljapäeval Põlvas. Nii on. Ja juhul, kui seal Põlva suudab võita, siis pühapäeval tullakse tagasi siia Kehra spordihoonesse. Normakov ise pole selles jõudu ega nii suurt täpsust, et Lõuke seda tõrjuda ei suudaks. Põlva kiiresti üle. Hiiend paneb veel ühe enda isikliku kontosse, aga Põlva hädase väga oluliselt ei leevenda. Vahe on siiski kindel 6 väravat, viimast minutit on jäänud järgi 3 veerandi jagu. Ja Kehra võtab siit soliidse vahega, aga üldse mitte kergelt tulnud võidu. Rohi tõuseb joone tõsteks. Normak ei saa mööda seal Sillastest, vabandust, Neemes ja ääre pealt Käsper. Käsper sai ka oma väravarve avatud. No on noorel mehel Jorma Käsperil kõik need asjad olemas. Lihtsalt Jürgen Rooba on ees. Kehra poole pealt on täna väravaid visanud koguni 10 meest. Väga paljud. Rikken veel üks vise. 7 meetrit. Mänguaeg on läbi nüüd. Sarnaselt esimesele mängule näeme peale mänguaega 7 meetri karistusvise, aga see ei otsusta siin peale tühisest numbristatistikast mitte midagi. Publik on püsti. Ja Rudistar viskab selle viimasegi üle värava. 33-26, tänane 3. finaalmäng on lõppenud. Kehra juhib finaalseeriat 2-1, mängitakse 3 võiduni. Järgmine mäng neljapäeval Põlvas Mesikäpa hallis. Ja kui peaks Kehra selle võitma, siis enam mänge rohkem Kehra saalist me ei näe. Juhul kui Põlva suudab viigistada, tullakse otsustavaks mänguks pühapäevaks siia Kehra saali. Kehra ja Põlva on neid meistritiitleid omavahel viimastel aastatel jaganud ja eelmisel hooajal oli siis Kehra parem. Ja 4 viimase hooaja nii-öelda malelaua mustade ja valgete klahvide vaheldumise mustris peaks küll nüüd olema kord jällegi Põlva käes, aga kuskil ei ole kirja pandud üheski raamatus, et see nii peaks minema ka 5. aastal. Saame näha. Löödud Põlva mehed tulevad väljakult. Kehra annab oma publikule, kes täna neid tõesti esimestest sekunditest väga maruliselt toetas. Näeme siin suures plaanis naeratavat Mikola Naumi, kes tõesti siin otsustavatel hetkel pani selle puuri niimoodi lukku. Pani puuri tõesti lukku ja rikkus ära kõik üritused, mida Naum on taas kord andmas intervjuud siin Vikerraadio spordisaatele. Meie siit tõmbame 3. finaalmängult oma kommentaariga otsad kokku, ütleme teile ära veel ka võistkondade resultatiivsemad mehed. Hakkame peale Kehrast, 7 väravat kumbki, nii Marko Slastinovski kui Jürgen Rooba. 6 väravat Dmõtro Jankovski, 4 väravat Viktor Skripak
2 väravat Mihkel Matteus Luik, Uku Tanel Laast ja Jevgeni Puinenko. 1 värav kirjas Kaupo Liival, Jorma Käsperil ja Kaspar Leesil. Põlva poolt resultatiivsem 6 väravaga Andri Ternovi, 5 väravat Arto Puna, 4 väravat Andreas Rikken ja Henri Hiiend, 3 väravat Kristjan Muuga, 2 väravat Siivo Sokk ja 1 väravaga, no tõesti minimaalse 1 väravaga Pavel Turaev ja Hendrik Varul, noored joonemängijad. Nagu öeldud, 33-26 soliidse vahega, aga raskelt tulnud vahega võidab 3. mängu Kehra ja kohtume siis televaatajatega juba 4. mängu ülekandes postimees.ee kanalil, mida Mind Meedia nii lahkesti toodab. Suured tänud tänast mängu vaatamast, kohtumiseni! Head õhtut!